Valimistulemuste protokoll Koht 4 järvel 7. oktoobril 2022. Valimiskomisjoni koosoleku algus kell 20.25 ja lõpp kell 20.40. Valimiskomisjoni koosseisus oli esimees Ülle Kuunin, liikmed Peeter Krossberg ja Margus Punane. Üles teatud kandidaadid olid Tiit Harjak, Madis Kanarbik, Andres Murumägi, Olev Rohumäe, Laidi Suuman. Häälte lugemise tulemuse järgi osutus valituks Andres Murumägi. Siin on niisugune dokument, nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie isa, kes on taevas. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik aastajuhatuse esimees, täname sind, Andres Murumägi, ustava ja pühendunud teenimise eest Eesti evangeelses luterlikus kirikus ja siin on kõik allkirjad. See on tunnistus ja kingin sulle oma raamatu, mille andsin välja möödunud aasta jõuludel Minevik on olevik. Nii et nii ta praegu ka on. Nii et palju õnne sulle. Andres Murumägi, palju õnne, olete pälvinud aasta juhatuse esimehe tiitli. Et mis mõtted ja tunded valdasid teid, kui see tunnustus tuli? No ma olin nüüd 3. aastat järjest olnud ja juba esimene kord oli niisugune ootus ära, äkki nüüd, aga seekord ei olnud enam niisugust sellist ootust, aga hea meel on ikka ju. Aga selles mõttes, et ma arvan, et need 5 inimest, kes seal istusid, oleks kõik seda vääri. Ega ma ei saa öelda, et ma olen teistest nii parem. Jah, sellised mõtted olid. Et rääkige natukene oma kogudusest, et te olete 21 aastat olnud juhatuse esimees. On õige? Jah. Mis kogudus? Vahastu kogudus, pisike küla kogudus ja noh, eks me oleme elanud seal oma võimete piiril. Ja ega neid asju ei ole ma üksi teinud, eks mul on ka oma meeskonnad ja toetajad ja ka kellel ei ole meeldinud mu tegemised ja kes on ka omad ütleme, arvamused avaldanud ja utsitud takka. Mis võiks olla see, mida välja tuua, mis on siis ära tehtud või millega ise olete rahul? No, et see ikkagi, et see pühapäik püsiks ja et oleks koht, kuhu tulla. Jalg jääb ikka edasi samamoodi. Väike koordinatsioon toob tähelepanu endasse siis. Vaatame jalga.